3 päeva enne sõja algust teatas Iraan, et nende raketid ulatuvad kuni 2000 kilomeetrini ehk 1200 miilini. Eile tulistasid nad rakette USA ja Suurbritannia baasi pihta, mis asub umbes 4000 kilomeetrit ehk 2500 miili kaugusel. See tähendab, et Iraan on kogu selle aja oma võimekuse kohta valetanud. Ja nüüd teame täpselt, kui kaugele nad ulatuvad. Siin on rohkem üksikasju. Wall Street Journal teatas, et Iraan tulistas 2 keskmaa ballistilist raketti Diego Garcia suunas, mis on USA ja Suurbritannia baas India ookeanis. Õnneks üks rakett ebaõnnestus lennul ja teine tõenäoliselt kas peeti kinni või samuti ebaõnnestus. Me ei tea seda kindlalt, aga me teame, et keegi viga ei saanud. Midagi tegelikult pihta ei saanud. Sellest rünnakust on suured tagajärjed, mis teeb selle oluliseks. Näete, Diego Garcia on saar India ookeanis, mis asub umbes 2500 miili ehk umbes 4000 kilomeetri kaugusel Iraanist. Kui Iraanil on raketid, mis ulatuvad selle baasini, muudab see sõja olemust. Vahetult enne sõja algust, Iraani ja USA läbirääkimiste ajal, ütles Iraani välisminister avalikult midagi, mis osutus täielikuks valeks. Ta ütles, et Iraanil puuduvad kaugmaaraketid, mille ulatus ületab 2000 kilomeetrit ning Iraan on seda avalikult väitnud juba kaua. Iraan väitis, et kõrgeim juht keelas sõjaväel ehitada üle 2000 miili ulatuvaid rakette. Seetõttu ei kujuta Iraan ohtu Euroopale ega USA'le. 3 nädalat pärast avaldust tulistavad nad nüüd rakette, mis ulatuvad 4000 kilomeetrini. Lihtsalt arvutades jäävad Rooma, Pariis, Berliin, Oslo ja isegi Varssavi Iraani ulatusse. Iraan valetas maailmale oma võimete kohta, samal ajal kui nad pidasid läbirääkimisi pahauskselt. Ja siin on teine põhjus, miks see olukord on nii keeruline. Täna varem tulid teated, et Ühendkuningriik lubab nüüd Ameerika Ühendriikidel kasutada Briti baase rünnakuteks. See on seotud Iraani tegevusega Hormuzi väinas, võimaldades USA-l kasutada baase Iraani rakettide ja raketiheitjate ründamiseks. Paljud inimesed arvasid, et Iraan sihib nüüd Diego Garcia, Ühendkuningriigi ja USA baasi just selle uudise tõttu. Aga tead mis? Briti kaitseministeerium lükkas selle teooria just avalikult ümber. Briti kaitseministeeriumi sõnul üritas Iraan Diego Garcia tabada viimastel päevadel, mitte eile. Iraani rünnak toimus enne, kui Suurbritannia lubas USA-l oma baase kasutada. Ja see tähendab, et on väga tõenäoline, et just Iraani rünnak viis Ühendkuningriigi eile tehtud otsuseni. Iraani agressioon toob sõna otses mõttes järjest rohkem riike sellesse sõtta nende vastu. Kui Iraan suudab rünnata Euroopa linnu, on operatsiooni alustamiseks selge õigustus olemas. Iraan valetas avalikult oma raketivõimekuse kohta tabada Euroopa pealinnu. See tähendab, et administratsioon kannab rohkem süüd operatsiooni liiga kiiresti alustamise eest. Selgitan, mida mõtlen. Kui teadsime, et Iraanil on rohkem võimekust, kui nad tunnistavad, pidanuksime seda Euroopa riikidega jagama. Sest siis oleks tõenäolisem, et meil oleks suurem koalitsioon, rohkem Euroopa riike, kes oleksid tõenäoliselt nõus kaasa lööma. Mis puutub sellesse sõjalisse operatsiooni, sellesse sõtta, kui nad oleksid teadnud Iraani tegelikest sõjalistest võimetest. Nüüd Iraani vaatenurgast tundub koalitsioon riigi vastu kasvab iga päevaga. Alles täna hommikul avaldasid 22 riiki koordineeritud hukkamõistu ja riikide nimekiri sisaldab tegelikult ka Pärsia lahe riike nagu Araabia Ühendemiraadid ja Bahrein. See on märkimisväärne, sest see teeb Araabia Ühendemiraatidest ja Bahreinist esimesed Pärsia lahe riigid, kes on ametlikult hukka mõistnud Iraani tegevuse Hormuzi väinas. Saudi Araabia, Katar ja Oman ei ole veel ühinenud, kuid võivad peagi seda teha. Alles eile nõustus Saudi Araabia esimest korda selles sõjas ametlikult avama oma õhuväebaasi USA sõjaväele, et nad saaksid seda kasutada rünnakute läbiviimiseks Iraani territooriumil. Oluline on rõhutada, et see toimub esmakordselt. Seni on Saudi Araabia ise olnud rünnaku all. Kogu selle aja jooksul ei lubanud nad tegelikult USA sõjaväel kasutada oma baase ja õhuruumi Iraanis kampaania läbiviimiseks. Aga nüüd see muutub. Põhjus, miks see tähtis on see, et üha rohkem Pärsia lahe riike muudab nüüd oma suhtumist Iraani rünnakusse. Mõtle sellele. Minu jaoks on arusaamatu, miks Iraan ründab kättemaksuks Saudi Araabiat ja Katari, sest nagu ma varem ütlesin, ei lubanud nad USA-l kasutada oma baase ega õhuruumi. Lisaks te ilmselt kuulsite uudistest, et Iisrael pommitas Iraani gaasivälja Pärsia lahes.
Iraan pommitas vastuseks Katarile kuuluva gaasivälja Pärsia lahes, mis on ebaloogiline, sest Katar ja Iisrael pole sõbrad, vaid vihkavad teineteist. Kui Iisrael pommitab Iraani gaasivälja, miks tohib Iraan vastata rünnates Katari gaasivälja? Loodetavasti on see arusaadav. Arvasin, et lahendasime selle küsimuse juba esimese maailmasõja ajal, kui Saksamaa ründas Belgiat, et rünnata Prantsusmaad. Kõik märkisid, et Saksamaal polnud õigust tungida neutraalsesse Belgiasse Prantsusmaa ründamiseks. See oli üks esimese maailmasõja peamisi õppetunde, eks. Nüüd õigustavad mõned Iraani rünnakud Katari naftaväljadele, kuigi tegelikult ründab Iisrael Iraani naftavälju. Mul on tunne, et keegi ei mõtle tegelikult sellele, et see ei ole tegelikult kättemaks. See on lihtsalt terrorism. Nad tahavad, et kõik kannataksid, ka need, kes ei toeta Iisraeli. Lisaks on siin veel midagi, mis selles sõjas loogiline pole. Seekord tuleb see USA-st. USA tühistab Iraani sanktsioonid, et leevendada survet naftaturule. Rahandusminister Scott Bessent esitas selle avalduse, nimetades seda lühiajaliseks lahenduseks nafta pakkumiseks raskustes turgudele. See kehtib vaid Iraani nafta kohta, mis on juba merel. Nüüd ütleb Bessent, et Iraanil saab olema raske tegelikult ligi pääseda rahale, mida ta väidetavalt nende müükidega saab. Minu jaoks see loogika ei tööta. Kui Iraan ei saa raha, miks nad müüksid naftat või hooliksid sanktsioonide tühistamisest? Siin on veel detaile, mis muudavad otsuse Ameerika vaatajatele segaseks. Axios andmetel teenib Iraan sanktsioonide leevendustest ilmselt $14 miljardit, kuigi rahandusminister püüab näidata, et Iraan ei saa sellest kasu. Tegelikult on $14 miljardit tohutu tõuge režiimile, mis on sõja keskel. See oleks esimene kord pärast 1996 aastat, kui USA ostab Iraani naftat. See on esimene kord 30 aasta jooksul ja see toimub sõja ajal Iraani vastu. Lihtne on väita, et USA rahastab iseenda vastu sõda, toetades Iraani naftat. Lõpuks on ka mõned sõjalised uudised. Siin on keskväejuhatuse ülema Admiral Brad Cooperi avaldus. Kuulake. Tere, mina olen Admiral Brad Cooper, USA keskväejuhatuse ülem. See on minu 4. ülevaade operatsioonist Eepiline raev. USA väed jätkavad lahingutegevuse 22. päeval julgeid tegusid ja püsivad kindlana eesmärgist takistada Iraani jõu väljapoole suunamist. USA armee sooritas 2 päeva tagasi täppisrakettidega oma ajaloo pikima välisuurtüki rünnaku. Rünnak hävitas Iraani sõjalise infrastruktuuri, näidates USA sõjaväe võrreldamatut tegevusulatust ja surmavust. Iraan on viimase 3 nädala jooksul kaotanud suure osa oma lahinguvõimest. Hävitame tuhanded Iraani raketid, täiustatud ründedroonid ja kogu mereväe, millega nad ahistavad rahvusvahelist laevandust. Nende merevägi ei seila, taktikalised hävitajad ei lenda ja nad pole enam võimelised tulistama nii palju rakette ja droone kui varem. Meie edusammud on näha. USA väed kontrollivad Iraani õhuruumi, olles teinud üle 8000 lahingulennu. Meie lennumeeskonnad teevad kogu lahingutegevuse ajal suurepärast tööd, hõlmates nii tanker, hävitaja kui pommitajalende maismaal ja lennukikandjatel. Tankerlennukid suurendavad meie haaret ja võimaldavad vaenlasele pidevalt survet avaldada. Hävitajad ja pommitajad sooritavad täpseid lööke meie peamiste sihtmärkide pihta. Kõik meie piloodid otsivad pidevalt ohte. Sihtmärkide tuvastamine ja kõrvaldamine reaalajas. Oleme tabanud üle 8000 sõjalise sihtmärgi, sealhulgas 130 Iraani laeva, mis on suurim mereväe likvideerimine 3 nädala jooksul pärast teist maailmasõda. Minu operatiivne hinnang on jätkuvalt, et Iraani lahinguvõime on pidevas languses, kuna meie ründelöögid sagenevad. USA väed hoiavad ülekaalukat ründerelvastust, kuid tunnustan meie õhutõrjeüksusi koordineeritud kaitse eest Iraani rünnakute vastu. Oleme Lähis-Ida kohal loonud maailma suurima õhutõrje kaitsekilbi. See on saavutatud tänu aastate pikkustele investeeringutele liitlaste ja partneritega tugeva integreeritud õhutõrjesüsteemi loomiseks. Üle 10 aasta on kirjutatud Lähis-Ida õhutõrjest. Nüüd on see reaalsus ja toimib hästi. Meie Pärsia lahe partnerid on end kaitsnud tuhandete Iraani droonirünnakute eest, mis näitab partnerluste tugevust, kui töötame koos.
Keskendume endiselt Iraani pikaajalise ohu kõrvaldamisele, mis takistab vabakaubandust Hormuzi väinas. Näiteks selle nädala alguses heitsime Iraani rannikul asuvale maa-alusele rajatisele mitu 5000 naelast pommi. Iraani režiim kasutas seda maa-alust rajatist laevavastaste tiibrakettide, mobiilsete raketiheitjate ja muu varustuse salajas hoidmiseks, mis ohustas rahvusvahelist laevaliiklust. Hävitasime lisaks rajatisele ka luure tugipunktid ja raketiradari releed, millega jälgiti laevade liikumist. Iraani võime ohustada laevanduse vabadust Hormuzi väinas on vähenenud ning me jätkame nende sihtmärkide ründamist. Kampaania alguses saatsin kirja enam kui 50 000 Ameerika Ühendriikide teenistujale, kes toetavad operatsiooni Eepiline raev. Lähis-Idas teenivatele vägedele rõhutan 3 punkti. Esiteks, olge halastamatult surmavad. Meil on initsiatiiv. Olge hea meeskonnakaaslane. Hoolitsege jätkuvalt üksteise eest. Ja kolmandaks, hoidke oma otsuse kindlust, sest me seisame hiiglaste õlgadel, Ameerika kangelaste, kes on teeninud visaduse, sitkuse ja auga. Tuginege oma väljaõppele, mis on maailma parim. Olen meie sõdurite üle väga uhke ja tean, et Ameerika rahvas tunneb samuti uhkust. Suur tänu, Jumal olgu teiega.